Te olete kahtlemata kuulnud Venemaal praegu toimuvast kütusekriisist, mis on suuresti Ukraina kaugrünnakute kampaania tulemus, mille eesmärk on saboteerida iga naftatöötlemistehast, kuhu nende droonid ulatuvad. Siiski on probleem tegelikult palju hullem kui paistab. See on kõige tõsisem kriis, millega Kreml on silmitsi seisnud alates sissetungi algusest, nii struktuurselt kui ka poliitiliselt. Struktuurselt on tegemist Iraani sõja üllatava negatiivse kõrvalmõjuga. Poliitiliselt on sellised märgid eriti probleemsed autokraatlikele režiimidele, kuna nad püüavad takistada oma kodanikel probleeme tekitamast. Ja mõista, mis toimub Kremlis, on samuti oluline selleks, et mõista, mis toimub sinu igapäevaelus, ning ka selleks, mis võib juhtuda vähem kui 4 kuu pärast Capitol Hillil. Läheme tagasi märtsi algusesse. Iraani sõda oli just alanud ja Hormuzi väina sulgemine hakkas saatma šokilaineid üle maailma majanduse. Nafta hinnad tõusid järsult, kuna umbes 20% maailma meritsi kaubandusest jäi kinni lahe sisse. Kui vaadata laiemat sõjas olevat maailma, oli ilmne, et Kreml sai imekombel päästerõnga. Sissetung Ukrainasse hakkas Vene föderaaleelarvele tõsist mõju avaldama ja ajastus oli kohutav. Mitmete teiste tegurite tõttu hakkas Ukraina esimest korda aastate jooksul lahinguväljal edu saavutama. Venemaa on oma sõjategevust suures osas rahastanud energiakandjate ekspordist saadud tuludega. Tundus, et Iraani sõda suurendab Kremlile saadavat kasumid, võimaldades neil kiiresti relvatootmist laiendada ja potentsiaalsetele värvatavatele suuremaid lepingupakkumisi teha. Rohkem mehi ja varustust parandaksid siis olukorda rindel. Ukraina võiks muidugi proovida kahjusid vähendada, rünnates Venemaa naftaeksporditerminale ja selle tankerite varilaevastikku. Kuid luid lõpptulemus oleks ikkagi halvem kui siis, kui naftabarrelid kaupleksid tavahindadega. Hirmud Kremli ootamatult suurte kasumite pärast on tõepoolest tõeks osutunud. Aga samal ajal, kui Kreml luges oma rublasid, algas teine kriis. Samuti iroonilisel kombel osaliselt Iraani sõja tõttu. Tõepoolest, Venemaal on tarbijate kütusekriis. Bensiini ja diislikütust on raske leida ning seal, kus neid leidub, on need kallid. Ukraina saab siin õigustatult peamise tunnustuse. See juhtub siis, kui kaugmaa rünnakud on rivist välja löönud umbes veerandi kuni kolmandiku Venemaa rafineerimisvõimsusest. Osa Venemaa praegustest probleemidest ulatub siiski tagasi Hormuzi väinani. Kui kõik keskendusid sellele, et toornafta liikumine kitsaskohast peatati, kasutas Iraan võimalust ja ründas rafineerimistehaseid Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Bahreinis ja Kuveidis. Kuigi kahju seal ei olnud nii suur kui Venemaal, tõi see piirkonnale siiski tagasilöögi. Asja veelgi hullemaks tegi see, et rafineerimisettevõtted pidid otsustama, kuidas jätkuvale kriisile reageerida. Bensiinil on aegumiskuupäev. Seetõttu otsustasid paljud rafineerimistehased tegevuse peatada, teadmata, mis saab väinast, ega soovinud maksta kütuse rafineerimise eest, mis lõpuks tuleks lihtsalt ära visata. See polnud lihtne otsus. Kui Rui rafineerimistehas on kord suletud, võib selle taaskäivitamine võtta paar nädalat, mis takistab ettevõtetel kiiresti reageerida Trumpi ja Teherani vahelisele pingele, kas nad teevad seda või mitte, mis näib kunagi ei lõppevat. Seega, kui relvarahu algas, hakkasid julgemad kaptenid oma toornaftat läbi Hormuzi transportima. Bensiini aga polnud võimalik liigutada. Võite näha, kuidas Venemaa hakkas vastumeetmeid rakendama. Kreml keelas juulis diislikütuse ekspordi, püüdes säilitada kodumaal hinnastabiilsust, takistades eksportivatel ettevõtetel kõrgeid hindu välismaal ära kasutada. See ei ole esimene kord, kui Kreml sellist sammu proovib ja tõenäoliselt ei jää see ka viimaseks. Õnneks sai see lugu laialdas kajastust kogu poliitilisel maastikul. Kuid loo kirjeldus varieerus sõltuvalt allikast. Vasakpoolsed väljaanded kujutasid seda teadet tõendina, et Ukraina rünnakukampaania töötab. Parempoolsed väljaanded kujutasid seda kriisi juhtimisena ja keskendusid inflatsiooniprobleemidele. Ma tean seda tänu tänase video naasvale sponsorile, Ground Newsile. Lugude puhul, mille kajastus pole nii laialdane, on Ground Newsil pimeala funktsioon. Mõned lood, mida üks poliitiline pool on ebaproportsionaalselt palju tähelepanuta jätnud. See on lihtne viis veenduda, et sa ei ela parteilises mullis.
ja minnes aadressile ground.news/Lines on Maps või skaneerides ekraanil olevat QR-koodi, saad Vantage'i paketilt suurepärase 40%-lise allahindluse, mis annab sulle ligipääsu kõigile neile funktsioonidele ja veel enamale. Seega, suur tänu veel kord Ground Newsile tänase video toetamise eest. Nüüd, kui maailm oleks lihtne, lahendaks Venemaa oma kütusekriisi importides rohkem kütust välismaalt. Kui see vaid oleks nii lihtne. Esiteks on üks probleem, millega kõik praegu silmitsi seisavad. See on niinimetatud crack spread ehk hinnavahe. Ja enne kui sa silmi pööritad, see ongi tegelikult selle nimi. Tõenäoliselt kuuled sa uudistes kahest energiaturu võrdlushinnast. Tornafta barreeli hind ja selle hind, mis iganes on sinu piirkonnas kasutatava bensiiniühiku hind. Ja vabandused neile, kes soovivad seda nimetada petrooliks. Crack spread on nende kahe vahe, arvestades mõlemat barreeli kohta ja pidades silmas, et toornafta jaguneb ka diisliks. See on sellepärast, et rafineerimistehased lõhustavad toornaftas olevaid keerulisi süsivesinikke lihtsamateks toodeteks, mida me saame kasutada. Samal ajal tekib nende vahel hinnavahe. Seetõttu tekibki see kummaline nimi, crack spread ehk rafineerimismarginaal. Rafineeritud tooted on alati kallimad, sest neile on lisandunud väärtus. Kuid crack spread ehk rafineerimismarginaal muutub ajas, sest toornafta ja bensiin järgivad omaenda pakkumise ja nõudluse loogikat. Crack spreadi laius näitab meile, kui suur osa kasumist läheb rafineerimistehastele. Sõja eelõhtul oli crack spread $28.55. Selle kirjutamise hetkel on see $62.22, mis on kõigi aegade kõrgeim tase. Kui toornafta on rafineerimisvõimsuse suhtes napp, siis määravad toornafta hind ja tarbijate nõudlus lõpptarbija bensiini hinna. See on sellepärast, et iga rafineerimistehas peab teistest odavamat hinda pakkuma, et olla kindel, et nad saavad osa toodangust. Hiljem nähtav rafineerimismarginaal kajastab seda, kuidas rafineerimistehased peavad oma kulud katma. Vastupidiselt, kui toornaftat on palju, aga rafineerimistehaseid vähe, määrab lõpphinna tarbijate nõudlus. Toornafta tarnijad peavad üksteist üle trumbates hindu langetama, et üldse midagi turule tuua. Tarbijatele ei jõua need säästud, sest nad on endiselt valmis ostma nagu varemgi, mistõttu rafineerimistehastel pole põhjust konkurentsivõimelisemalt tegutseda. Praegu olemegi selles viimases olukorras. Vaatamata kogu sellele draamale Pärsia lahes on toornafta varud kasvanud. Bensiinivarud on seevastu vähenenud. Seega on meil toornaftat ülekülluses, vähemalt rafineerimistehaste võimsuse mõttes. Rafineerimistehased kontrollivad praegu turgu, seetõttu ongi rafineerimismarginaal nii suur. Ja kuna nii suur osa rafineerimistehaste võimsusest on hetkel rivist väljas, püsivad ka tanklahinnad vastavalt kõrgel. Seega, oma vaimse tervise huvides, kui sa uudiseid vaatad, palun ignoreeri seda, mis toimub toornafta hinnaga. See võib tulevikus jälle tähtsaks muutuda, kuid praegu ei ole see oluline, hoolimata sellest, et enamik meediakanaleid sellele keskendub. See TV ei ole sinu jaoks oluline. Välja arvatud juhul, kui sul on mõned rafineerimistehased, sulle meeldib rafineerimismarginaal ja sa naudid erakorralisi kasumeid. Nüüd võid sa mõelda, miks ettevõtted ei torma rohkem rafineerimistehaseid ehitama. Lõppude lõpuks on võimalik teenida erakorralisi kasumeid. Kas nad on siis rumalad? Probleem on selles, et rafineerimistehase ehitus on tohutult kapitalimahukas. Sul võib olla vaja ette maksta $10 miljardit ja aastaid ehitust, et üks käima saada. Seetõttu kulub neil kasumlikuks muutumiseks sageli aastakümneid. Kahjuks on Iraani sõda selle globaalse majanduse aspekti jaoks vaid väike täpp radaril. Bensiini tarbimise kasv on seiskunud tänu suuremale kütusesäästlikkusele ja elektriautode revolutsioonile. Kui lisada veel pandeemia, mis viis paljud meist kodukontorisse, siis nõudlus näib langevat. Ükski naftafirma ei taha sattuda olukorda, kus nad kaotavad miljardeid dollareid lihtsalt sellepärast, et ei suutnud tuule suunda õigesti hinnata. Maailm on juba üle 10 aasta olnud kütusekriisi äärel ja nüüd kogeme seda lõpuks omal nahal. Seega töötab praegu iga rafineerimistehas, mis vähegi saab töötada. Aga sellest ei piisa. Mõned peavad läbima tavapärast hooldust. Teised Venemaal peavad läbima Ukraina poolt määratud hoolduse.
teised jäävad Hormuzi taha ja on sama segaduses kui kõik teisedki selle üle, mida Trump seal teeb. See on probleem, mis ei kao kuhugi ja see teeb kongressi vabariiklased uskumatult närviliseks. kõrged energiahinnad ja kõrge inflatsioon pole kunagi hea uudis võimul olevale parteile. Ja kui sa ei näe võimalust, et see kõik maagiliselt enne novembrit laheneb, siis võib ees oodata demokraatide võidulaine. Jah, selleks ajaks peaks rohkem rafineerimistehaseid taasavatama ja hooajaline nõudlus bensiini järele väheneb. Aga selleks ajaks võib kahju juba tehtud olla. Igatahes tagasi Venemaa juurde, sest seal on probleem kuidagi veel hullem. Kõigi teiste jaoks, kes elavad normaalses ja tõhusas turumajanduses, on Venemaa kütusepuuduse lahendus lihtne. Lõpetage normeerimine. Lõpetage paaris ja paaritute numbrimärkide piiramine vastavalt paaris ja paaritutele kuupäevadele. Lihtsalt oske rahvusvahelisel turud rohkem naftat ja laske pakkumisel nõudlust rahuldada. Oleks vaid nii lihtne. Venemaal on mitmeid takistusi ees. Esiteks on Moskvaal siin piiratud arv partnerriike, kelle poole pöörduda. See ei takista Kremli inimesi proovimast, kusjuures Valgevene, Kasahstan ja India pakuvad mõningast leevendust. Valgevenel ja Kasahstanil ei ole palju kütust pakkuda ning neil on sarnased poliitilised mured kõrgete bensiinihindade pärast. Omakorda ei määra tarbijaturg endiselt hinnamehhanismide kaudu, kuhu bensiin liigub. India on huvitavam. Seda enam, et Venemaa saab iroonilisel kombel rafineeritud tooteid tagasi oma toornaftast, mille ta algselt Indiasse saatis. Kuid naftat ei panda lihtsalt tankerile ja ei viida seda Sankt Peterburgi. Sul on vaja spetsiaalseid nafta lossimissadamaid, mida Venemaal pole suures koguses. Ja miks tal peakski olema? Ta suudab kogu vajaliku bensiini ise toota. Noh, vähemalt siis, kui Ukraina lubas Venemaal seda veel teha. Mis veel hullem, Venemaa ei saa seda infrastruktuuri lihtsalt välja ehitada. Sama inimesed, kes tavaliselt sellega tegeleksid, on praegu hõivatud üritades parandada kahju, mida Ukraina põhjustab nafta- ja gaasiterminalidele. Probleem on eriti terav Krimmis. Venemaa on lõpetanud suurte kütusekoguste vedamise üle Krimmi silla, kartes, et Ukraina võib neid jahtida madala võimsusega drooniga, et põhjustada palju suurema plahvatuse. Järgmine võimalus on saata veokeid mööda Aasovi ringi, kuid Ukraina muudab need teed keskmaa droonirünnakutega läbimatuks. Hea, et varustuse toimetamiseks on endiselt olemas meretee. Oh, Uta. Pole midagi. Kui sa oled praegu Putin, siis oled ilmselt kurb kõige selle üle, mida sa selles videos seni kuulnud oled. Sellisel juhul võiksid sa istuda, sest see on peaaegu kõige hullem poliitiline kriis, mis sul olla saab. Oleme sellest varem 1000 korda rääkinud, kuid peamine probleem autokraatliku valitsuse vastu mässu plaanivate revolutsionääride jaoks on ebakindlus selles, kas nad on üksi. On tõesti halb mõte proovida julgeolekujõududega vastamisi minna, kui liikumine pole nii suur, et julgeolekujõud hakkaksid oma enda ohutuse pärast muretsema, kui nad üritavad meeleavaldajatega silmitsi seista. Selle tulemusena viivad autokraatlikud valitsused läbi metatasandi desinformatsiooni kampaaniaid. Nad muretsevad vähem selle pärast, kas sulle valitsus tegelikult meeldib või ei meeldi. Seda on raske kontrollida. Selle asemel pingutavad nad palju rohkem selle nimel, et veenda sind, et teised on rahul sellega, kuidas valitsus oma tööd teeb. Seda on võimalik manipuleerida ja see on sama tõhus, et veenda sind mitte tänavale minema. Vaata Hiina suurt tulemüüri, et näha neid põhimõtteid toimimas. Okei, nüüd mõtle sellele kütusehindade kontekstis. Mida sa siin näed? Kas see teeb sind õnnelikuks? Tõenäoliselt mitte. Aga see on midagi, mida tanklad peavad välja panema, sest see on hind, mida tarbijad peavad teadma. Ja see on samuti kohutav autokraatide jaoks. See ei ole lihtsalt märk, mis sind vihaseks ajab. See on märk, mis ajab ka kõik teised vihaseks. Ja see on märk, mille puhul sa tead, et seda näevad ka kõik teised, nii et sa tead, et ka kõik teised on vihased. Siin ei ole vaikset allumist, kus sa jääd oma pettumustes vait, sest sa ei ole kindel, kas keegi teine poliitiliselt sinuga ei nõustu. Kõrged hinnad mõjutavad kõiki ja kõik näevad neid märke igal pool, kui nad linnas ringi sõidavad. Ja just sellepärast on see kõige hullem kriis, millega Kreml on pärast sõja algust silmitsi seisnud. Vähemalt 2022. aasta sügisese mobilisatsiooni tagasilöögi puhul sai Kreml lihtsalt poliitika tagasi võtta.
siin ei ole mingit imeravimit bensiinipuuduse vastu. See peab kuskilt tulema ja see vanasõnaks saanud bensiinijaam, mis teeskleb riiki, ei saa end enam isegi bensiinijaamaks nimetada. Siin ei ole samuti lihtsaid lahendusi. See on torm, mille Kreml peab üle elama, kuni ülemaailmne bensiiniturg rahuneb või kuni Venemaa leiab viisi, kuidas oma sisemaist kütusevarustust kaitsta. Ja kumbki neist võimalustest ei paista olevat silmapiiril. Venemaa võiks proovida paluda Iraanil loobuda oma haardest Hormuzi väinas, kuid Kreml ei kontrolli Iraani läbirääkimispositsiooni. Vein ise kontrollib seda. Venemaa võiks proovida paluda ka oma teistelt liitlastelt rohkem rafineeritud kütust. Aga kõik need on autokraatlikud valitsused ja neid kõiki muretseb sama probleem, mis Putinit. Neil on lihtsalt olukorra üle parem kontroll. See ei tähenda Putini kohest langust, nii et palun võtke seda viimast Kremli kriisi rahulikult. Aga see on probleem, mis vajab lahendust. Vastasel juhul liigubki asi selles suunas. Tänan veel kord Ground Newsi tänase video toetamise eest. Minge aadressile ground.news/lines on maps või skannige oma ekraanil olevat QR-koodi, et saada Vantage plaanilt suurepärane 40% soodustust. Kui teile tänane video meeldis, siis palun likeige, jagage ja tellige kanal. Ning kohtume juba järgmisel korral. Olge tublid!